Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Minge üles mägedelle, Musta Õis või Lasnamäe. Vaatke alla rahva hinge, läbi tumma võõra päe. Vaatke, kuidas hing on haige, kurjus halanud on tee. Ja siis hüüdke alla orgu kõigest väes. Ja siis hüüdke alla orgu, peatage Lasnamäe. Ja siis hüüdke alla orgu, peatage. Vaatke havad rahva hinges, ikka veel ei parane. Ükski abinõu ei ole enam liiga varane. Linn kui paiseb vaesel pinnal, selle lõppu silm ei näe. Hüüdkem kõik nüüd alla orgu kõigest väes. Hüüdkem kõik nüüd alla orgu, peatage Lasnamäe. Hüüdkem kõik nüüd alla orgu, peatage Lasnamäe. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna Kuku Raadio otsestuudios Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi ja kõlas Alamatiisini arranžeering laulule Mingem üles mägedele ja see sobib hästi iseloomustama ajaloolist hetke Riigikogu saalis sel nädalal, kui saadikud võtsid vastu otsuse põhiseaduse kiireloomuliseks muutmiseks selleks, et Vene ja Valgevene kodanikelt kohalike omavalitsuste valimistel valimisõigus ära võtta. Ja see on tegelikult üks järjekordne samm sellel pikal teel, kuhu kuuluvad Narva tanki äraviimine, piiripunktide sulgemine Venemaaga, lahti haakimine elektrisüsteemist, Venemaa elektrisüsteemist, üleminek eestikeelsele õppele ja põhimõtteliselt on see kõik üks Lasnamäe peatamine, mida oleks pidanud tegema juba aastakümneid tagasi. Oleks küll ja tegelikult põhiseaduse kiirloomulise muutmise poolt oli 92 Riigikogu liiget, selle vastu hääletas 7, hääletus oli salajane, me ei tea, aga täpselt 7 inimest on Keskerakonna fraktsioonis, kes teatas ju, et tema seda põhiseaduse muutmist sellisel kujul ei poolda, ka sotside hulgas oli erimeelsus ja sotside aseesimese Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski on ju avalikult öelnud, et tema ei pooldanud põhiseaduse muutmist ja senise valimisõiguse muutmist ja põhjendas seda julgeolekuriskiga, ma ei tea. Minu meelest on see julgeolekurisk nüüd ikkagi taandatud ja mina leian küll, et ka need inimesed, kes ei ole määratlenud oma kodakondsust, ei ole mitte julgeolekurisk, vaid on mingisugune ebamäärane osa ühiskonnast, kellel on üle 30 aasta olnud aega endale ja oma järeltulijatele valida kodakondsus. Ja miks nad seda teinud ei ole, on puhas mugavus ja see mugavus on põhjustatud Eesti riigi liigses vastutulelikkusest. Poolteist inimpõlve laiskust, jah, on selle asja nimi. Nüüd teistpidi ju, ma mõtlen alati kõigi nende selliste juttude peale, kus ju me kuuleme seda, kuidas Vladimir Putin on tundnud ennast kogu aeg alandatud, solvatanu ja kõrvale jäetuna ja selle tõttu ongi ta just nii agressiivne. Nüüd ka Ossinovski võtab enam-vähem samasuguse positsiooni, ütleb, et vaat see on julgeolekurisk, kui me nüüd tänastes oludes hakkame neid inimesi nagu
mõttes ütleb ta ju tagakiusama, see ei ole tagakiusamine, see on lihtsalt ühe olukorra lõpetamine, mis pidi jõudma kätte niikuinii, ennem valimisi jõuab ta kätte selle tõttu, et meie näiteid, mida me siit lähikonnast näinud oleme küll ühest küll teisest riigist, kus täpselt samamoodi Moskva kontrolli all erinevad kandidaadid on ühtäkki nagu see, need vihma järel välja vupsanud murukamarast ja ütlevad, et me oleme nüüd sellised, teistsugused ja kolmandad sugused. Ehk et see ongi nagu paratamatu hetk, mille otsustamine oli üsna möödapääsmatu. Nüüd küsimus on natuke ju ka selles, et mis siis on järgmine samm, et me saame aru sellest, et nii sotside jaoks kui Keskerakonna jaoks on siis halli passiga valija väga oluline tegelane. No Keskerakonna jaoks eriti. Just. Ja nüüd ongi ju lihtne küsimus, et kuna poliitiline võitlus on poliitiline võitlus, siis juttu sellest, kuidas peaks elimineerima poliitiliselt lavalt kriminaalkorras karistatud erakonna, ilmselt peaks ju uuesti lauale tõusma ja arutlust leidma, sellepärast, et kõige kindlam on ikkagi ju saavutada olukord, kus sellist kriminaalse harjumusega erakonda enam valimistel ei osale ja see ei ole mingisugune sõnakõlks, vaid see on päriselt nii. Ja loomulikult, eks ole, Keskerakonna hirm, selle ees on suur, me võime öelda, et mis selles küsimus, teeme uue erakonna, aga see nii lihtne ei ole, sellepärast erakonnal on oma ajalugu, erakonnal peavad olema oma rahastajad ja mida aeg edasi, seda läbipaistvam peab olema erakondade rahastamine ja ma lihtsalt ei usu seda, et kui näiteks seadusloojad nüüd Riigikogus ikkagi jõuavad selle arusaamani, et kriminaalkorras karistatud erakonnal poliitilisel areenil enam kohta ei tohiks olla või vähemalt riigi rahastust mitte ja maa ja ilm veel mida, siis tegelikult see on teine selline oluline samm Lasnamäe peatamise teemal. No ja neid uusi erakondi on siin loodud ja luua püütud ja mõned neist on saanud korraks ka parlamenti ja siis kustunud ja hääbunud ja nii edasi, et Keskerakonna ajalugu on ikkagi väga tugev, Keskerakonnal on ees väga tõsine probleem ja saame näha ja siin saateski arutada, kuidas nad selle probleemi lahendavad, ehk siis valimisõigusliku valija enda poole võitmine, see on tõesti äärmiselt oluline. Aga mis puudutab nüüd julgeolekuriski, siis tegelikult mõnes omavahelises vestluses inimestega, kes on Eesti julgeolekuga seotud, nad on öelnud, et emotsioonid on alati olemas, aga nad on täheldanud mingisugust emotsioonide kasvu pärast seda, kui Donald Trump ja Vladimir Putin on pidanud telefonikõnesid ja justkui rääkinud Ameerika ja USA võimalikust lähenemisest, siis on ka siin mõnedel Vene kodanikel või ka ilmselt hallipassi omanikel kuidagi nagu meelsus tõusnud, et näete, Trump on ka Venemaa poolt ja nii edasi, aga see on kindlasti väga väike osa ja ma olen täiesti veendunud, et mingit julgeoleku ohtu Eestile see täna küll ei kuju. Ja see on ju juba vana lugu, et Venemaa elanikud siis oma eluolu headust või halbtust nad määratlevad peamiselt sellega, kes on Ühendriikides president. Näiteks nad räägivad, et Bideni ajal oli elu Venemaal väga halb, aga Trumpi ajal tõenäoliselt läheb paremaks. Aga nendest siis inimestest, kes pole ennast määratlenud, nii-öelda hallipassi omanikest ja inglise keeles kõlab see päris kummaliselt, see on alien passport ehk siis tulnuka pass, eks ole. Aga selles on mingisugune eriline selline iroonia, aga nemad läksid siis ju nii-öelda päikeseloojangu klausli alla ja see päikeseloojangu klausel siis, millega Riigikogu siis tegeles, et nad tegelesid siis sellega, et kas oleks võimalik siis põhiseadust muuta kiirkorras ja see osutus võimalikuks ja siis kuidas võtta siis hääletasid seda, kuidas ja kellelt hääleõigus ära võtta. Et sel teemal ju diskussiooni oli päris palju, selline nullvariant oli siis see, et valimisõigusest jäävad ilma nii need tulnukapassi omanikud kui ka need inimesed, kui ka siis Venemaa ja Valgevene kodanikud. Aga lõppkokkuvõttes see variant siiski hääletusele ei läinud, lõpphääletusele läks see variant, mis võttis Venemaa ja Valgevene kodanikelt hääleõigus ära ja lubab nende sügisestel valimistel veel ennast mitte määratlenud kodanikel valida ühe korra, aga juba järgmistel kohalikel valimistel nad enam
valida ei saa. Valida saavad siis Euroopa Liidu, Eesti kodanikud ja viimast korda mittekodanikud. Just nimelt. Ja need ehk inimesi siis mitte ainult Vene ja Valgevene, vaid ka Ameerika Ühendriikide kodanikud. Ja seda enam, et ega Ameerika Ühendriikide puhul, nii nagu me Ameerika Ühendriikide presidendilt ju kuulsime, kui too sisse juhatas nädalapäevad tagasi uut Ameerika hävituslennukit, siis lõpuks ta ütles, no me võib-olla isegi müüme hävituslennukeid, aga nende nuditud varianti oma liitlastele, sellepärast et vaadake, täna nad on liitlased, homme, kes teab, kas see enam on või mitte, ehk et see maailmapilt on muutunud tõsiselt. No just nimelt, aga eks kuna president Trumpil on kombeks ka oma seisukohti üle nädala muuta, nii nagu ta vahetab ka oma lipsu, siis vaatame, mis ta ütleb 2 nädala pärast, aga ma tahtsin meelde tuletada seda, et need inimesi, kes siis lähevad selle nii-öelda päikeseloojangu klausli alla, see päikeseloojangu klausli nii-öelda selle sõna selline semantika on nagu huvitav selles mõttes, et see tähendab sammumist päikeseloojangu poole ja horisondi taga on teadagi mis, et horisondi taga ei ole mitte midagi. Pigem oleks see päiksetõusu. Just nimelt, et kelle poolt vaadata. Need umbes, seal on umbes 70 000 inimest, need on olnud 100 000, nüüd see päikeseloojang tähendab seda, et need inimesed saavad lihtsalt otsa, kuna juurde mitte määratud kodakondsusega inimesi Eestis juurde ei tule ja see päikeseloojang tähendab seda tegelikult, et kõik inimesed lihtsalt surevad ära. Ehk sellega on arvestatud juba väga mitukümmend aastat, et need inimesi jääb pidevalt vähemaks ja vähemaks, neid juurde enam ei tule. Ja see 70 000 muuhulgas, ja ma ei tea, kas need inimesed langevad kokku, aga see arv on kahtlaselt sarnane, see 70 000 on enam-vähem nende inimeste siis hulk, keda siis sotsioloogid peavad tõenäoliseks Putini Venemaa ideede pooldajaks. Et need inimesi on ka samuti kuskil 70 kuni 100 000, nad ei pruugi olla samad inimesed, ma ise arvan seda, et ennast mitte määratnud inimeste hulgas on palju vanu inimesi, kes paaniliselt ei taha ennast segada mitte mingisugusesse poliitikasse ja katavad kohe kõrvad ja lähevad nagu keldripoest välja, nii kui keegi hakkab rääkima Putinist või Trumpist. Aga nii need asjad tänapäeval on, et kui me mõtleme selle peale, et 70 000 inimest ja me mõtleme siis nende valimisvõimsuse peale, siis kõige suuremad Vene kogukonnad on teatavasti Ida-Virumaal ja Tallinnas ja need inimesed tõenäoliselt suure tõenäosusega, need ei ole küll mingid teaduslikud faktid, jagunevad enam-vähem pooleks, et 35 000 kuskil siis seal Ida-Virumaal ja 35 000 Tallinnas. Kui mõelda seda, et 35 000 Tallinnas, kus peaks olema umbes määratlemata kodakondsuse isikud Tallinnas, kus peaks olema umbes 200 000 siis vene emakeelega inimest valijatena, siis ega see hulk nüüd nii suur ei ole minu meelest, et ta siis Tallinna kohalike omavalitsuse valimistel mingisugust erilist furoori tekib. Mingit mõju see muidugi avaldab, aga ma pigem arvan ka seda, et need inimesed, kellel ei ole ühegi riigi kodakondsust või kellel on hall pass, et nad on pigem tõepoolest ükskõiksed, nad võib-olla emotsionaalselt elavad kuidagi kaasa mingitele Kremli kanalitele, aga ma usun, et ka see on keeruline, sellepärast et läbi televiisori on neid kanaleid praegu raske jälgida ja kui need inimesed on piisavalt vanad, siis nad ilmselt internetikanalitest neid ka jälgivad üha vähem ja vähem, nii et ma arvan, et see ei ole tegelikult väga suur julgeolekuoht. Mina muidugi ütlen siin kohal, et vaadake, et vesi jäätub 0 kraadi juures, läheb keema 100 kraadi juures ja seda ühe korraga. Ehk et küsida, kas 35 000 on palju või vähe, küsimus on valimistel alati selles, et millisest piirist see 35 000 valitavaid üle aitab. Ja kui see aitab üle piiri minna teatud ilmavaatega kuritegeliku organisatsiooni esindajatel, siis see on kurjast, seda tuleb vältida. Seda tuleb igal hetkel vältida, sellepärast et meil ei ole põhjust ilustada Keskerakonna rolli Eesti ajaloos, poliitilises tegelikkuses ja iseenesest määrida kuidagi sille peale mett või vahukoort ja öelda, et see kuritegu ei ole ikka nii suur ja teised on ka kuidagi kuritegelikud. Ma arvan, et see on nagu õiguskorra mõttes oluline muutus, mida nüüd parlamendilt, Riigikogult siis oodata, et kuidas, kulla inimesed, te nüüd lahendate ära selle,
et teie hulgas on kuritegelik organisatsioon, millisel moel te leevendate seda riski ja sealt tekib tegelikult küsimus, et kui nii-öelda õiguspäraseks muutub üldse Eesti poliitika ja valitsemine. Kuhu sa rihid? Tegemist on erakonnaga, mis on ametlikult valitud parlamenti. On. Ja absoluutselt. Sa hakkad ajama seda sama jura, mida ajab Keskerakond, et erakorralised valimised. Mis erakorralised valimised? Ma ei ütle ühtegi sõna. See on seaduse küsimus, et kui me kõigi silma all on üks organisatsioon selle tõttu, et seadus ei sätesta seda, kuidas kriminaalkorras karistatud erakond saab üldse edasi eksisteerida ja jätab sellele vabad käed, siis see ei ole õiglane, see ei ole inimeste mõttes õiglane ja see tuleb ära lahendada seaduse tasemel, et samasugust olukorda meil tulevikus ei tekiks. Ja see on peamine küsimus. Sellise seaduse muudatuse võiks nalja on tehtud, kui meenutame, nalja on tehtud sellega, et oleks ju täiesti võimalik ka kurjategijate erakond. Et kui kurjategijad otsustavad teha erakonna, mille eesmärgid ja põhikiri vastab riigis nõutule, et siis on võimalik, kui see nimetus on kurjategijate erakond, siis nad võivad endale sellise erakonna teha. No de facto on see olemas juba. Okei, no ma saan sinu paatusest väga hästi aru, aga ega kui me vaatame seda Tallinna linnavalitsuse praegust olukorda, ega siis seal Keskerakond seal mingisugust pilli eriti väga ei mängi ja raske uskuda, et nad pärast kõiki neid hoope ja rahapuudust nad peavad oma kampaania tegema sisuliselt ilma rahata ja nüüd veel see kõik need muud olukorrad, siis oluline on siiski sotsiaaldemokraatide roll, et mida teevad sotsiaaldemokraadid ja mida nad tahavad teha, et nüüd Tallinna linnapea, kes on küll suuremus ajast põranda all, Jevgeni Ossinovski, keda me kuskil ei näe ega kuule. Ei, ma ei ole suga nõus. Ei ole või? Minu meelest ta esineb ajakirjanduses väga-väga tihti ja väga palju ja tema auks tuleb öelda, et ta on selgelt ka avalikult välja öelnud selle, et ta ei olnud ka sotside juhatuse enamusega nõus, et tema ei oleks üldse põhiseadust muutumisele pannud ja tema ei oleks hääleõigust ära võtnud. No näed, siis hea küll, võib-olla sina kohtud Ossinovskiga rohkem, mina kohtun temaga vähem, aga kolmapäeva hommikul tegi ta Facebooki postituse, kuhu kirjutas, nüüd ma tsiteerin, mida siis Tallinna linnapea kirjutab. Eilse sotsiaaldemokraatide juhatuse koosoleku kokkuvõtteks meenus täna hommikul Friedrich Nietzsche tsitaat. Hullus on üksikisikute puhul midagi erandlikku, aga gruppide, parteide, rahvaste ja ajastute puhul reegel ehk teiste sõnadega ütles Tallinna linnapea, et tema erakond on hulluks läinud ja tal on sellest väga kahju, ta ütles, et tal on soovitasin raske südame asemel sirget selga, aga jäin enamusele alla. Minu meelest see on täitsa hea, et Ossinovski jäi enamusele alla ja minu meelest on sotsid suutnud teha täiesti ratsionaalse ja pragmaatilise otsuse, sellepärast, et oleme nüüd ausad, väga suures osas siis kogu selle seaduse muudatuse ja hääleõiguse äravõtmine oli sotside käes ja sellest, mida siis sotsid otsustavad, kui nad oleksid soovinud kõike seda blokeerida, siis nad oleksid seda suure tõenäosusega teinud. Et mingis mõttes oli olukord kogu aeg nii-öelda noatera peal, aga et siis lõppkokkuvõttes ei allutud siiski Tallinna linnapea survele, vaid tehti mõistlik pragmaatiline otsus, mis nagu minu meelest toetab seda sisemise Lasnamäe peatamise teekonda, mida me oleme juba liiga kaua käinud, siis on see väga hea, arvestades seda, et Jevgeni Ossinovski on Tallinna linnapea ja sotsid kindlasti soovivad mingis mõttes või mis soovivad, me oleme ju seda isegi näinud, et nad on teinud päris palju selleks, et Tallinna linnas võimutsenud Keskerakonna endist valijakskonda enda poole üle meeritada, eriti siis seda sama Lasnamäed, siis me saame kindlasti huviga näha, et milliseid argumente hakatakse nende meelitamisel siis linnavalitsuse järgmise koosseisu lootuses valijatele esitama. Ongi natuke segane ja ma ütlen vahele, Marek, et ongi natuke segane, mis mängu need sotsid on siis mänginud kuluaarides, sest et näiteks Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Vadim Belobrovtsev siis Riigikogust on mustvalgelt ka öelnud, et sotsid lubasid veel nädala alguses ehk siis selle nädala alguses pärast valitsusest väljaheitmist lubasid sotsid hääletada koos Keskerakonna põhiseaduse muutmise vastu. Kuidas see võimalik on, sest et sotsid on samas kogu aeg avalikult öelnud, et nad hääletavad
põhiseaduse muutmise poolt juhul, kui need samad hallipassi inimesed saavad selle päikeseloojangu klausli, et segadust on palju, aga sotsiaaldemokraatidel tegelikult on ka Riigikogus ikkagi päris keeruline aeg praegu, et neil nagu väga head partnerid kusagilt näha ei olegi. No mina lihtsalt näen seda, kuidas sotsid oma arvamuste spektri võimalikult laiaks ajavad. Niimoodi, et ühes otsas on siinset nii-öelda tulnukate rahvast kaitsev Ossinovski, teises ääres seda mööndustega tegev Läänemets ja veel igasuguseid asju, ehk et nende vaip katab väga suurt pinda ja kui valimiste ajal keegi küsib, et no aga teie ju, ütleb Ossinovski, mina sotsina ei ole seda kunagi öelnud. Ja ongi olukord, kus igale valijale saab näidata täpselt sellist sotsiaaldemokraatlikku erakonda, nagu keegi soovib. Ja minu meelest on see selline väga osav nii-öelda ettevalmistus selleks, et valimistel jätta kõik nii-öelda võimalused endale ja loomulikult isegi kui Riigikogu nüüd näiteks tulen selle sama asja juurde kriminaalse erakonna tegevuse nagu lõpetab, siis neil on ju selle sama tulnukate päält võimalik kõige paremini teenida. Ja ma tahan viidata ühele väikesele detailile, mis võib-olla on jäänud tähelepanuta siin riigis tervikuna, aga kui me räägime muulastest ja venekeelsetest inimestest ja vene kodanikest ja nii edasi ja kohalike omavalitsuste valimistest, siis mul jäi silma see, et Kohtla-Järve linnavolikogu muide andis neljapäeval kesklinna põhikoolile loa jätata järgmisel õppeaastal kooli 3. klassis ja 6.–9. klassini venekeelse õppega, mis tähendab seda, et eestikeelsele õppele üleminek on sätestatud 1.–4. klass, aga kuidas siis see võimalik on, et volikogu loaga 1. klassis õpid eesti keelt, pärast seda õpid 3 aastat taas vene keeles, siis õpid 1 aasta eesti keeles ja siis õpid taas vene keeles, see on volikogu otsus, ehk siis sõbrad, midagi on ikka väga valesti. Väga valesti on see, et kohalike omavalitsuste kätte on antud üldse hariduse korraldamine ja me saame igal hetkel sellest ta on koolipidaja. Ja koolipidaja, palkab direktori ja kõik nii edasi. No ja otsustab, mis keeles õpetab. Ja selles mõttes nagu see nii-öelda virvarr, olgu see siis tegemist kas üldharidusega või ka siis tegelikult huviharidusega, on tänaseks selgeks saanud, et kohalik omavalitsus on nagu küll viimane. Saad aru, millest ma räägin? 1. klassis jõuga õpitakse eesti keeles, teine, 3. Ja aga see tuleneb asjaolust, et omavalitsusel on voli seda otsustada oma elanike huvides või milleks iganes ja sellel ei ole nii-öelda hariduse päris osaga mitte mingit pistmist. Ehk et see ongi täielik ebanormaalsus ja lihtsalt aja küsimus, millal võiks siis nii-öelda riik oma selja sirgu ajada ja öelda, et ei, meie eesmärk on eestikeelne ühtluskool ja me vabastame omavalitsuse. Selja sirgu ajamine tuleks teha enne 1. septembri. Ühtluskool on vale termin, see tähendab midagi muud, aga mis siis õige on? Ma ei tea, mis termin selle asja käib, aga ühtluskool tähendab seda, et igal pool õpetatakse ühesuguste õppekavade järgi, nii et ühest koolist teise üleminek on see, aga see ei tähenda seda, et kõik koolid on ühesugused. Oota, ma tahan sulle öelda seda, et sotside siis see praegune nagu olukord on, seda iseloomustab nagu kõige paremini üks sotside juhatuse liikme jutt, mida ta Postimehele rääkis. Kui sotsid oleksid 3 aastat, et neile jäänud, tegelikult neile jäänud nagu head varianti üldse üle, et miks nad tegid sellise otsuse, et ma ütlesin, et see on pragmaatilised ja tubli, et nad seda tegid ja nii edasi. Aga tegelikult nad olid iseennast sinna nurka kinni tsementeerinud ja kui nad oleksid käitunud nii, et nad oleksid blokeerinud kogu seda otsustust, nii nagu Ossinovski oleks tahtnud, siis oleks juhtunud nii, et ma tsiteerin nüüd, ja siis oleksid sotsid 3 aastat kõigile seletanud, et me oleme Putini puudlid. See märk oleks meile alatiseks otsa ette jäänud. See, mida teeme, on vale, aga see vaidlus läks faktidest kaugemale emotsionaalseks usuküsimuseks. Kas sa oled meiega või Putiniga? Sellises olukorras ei olnud teist varianti, aga väga huvitav, Ossinovskil paistab on teine variant. Ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund.
ja keskpäevatund jätkab Tallinna stuudios Marek Strandberg, Ainar Ruussaar, Priit Hõbemägi ja akna taga päikeseline Tallinn ja räägime nüüd natuke energeetikast. Jah, see ei kõla eriti seksikalt, aga kui sa oled kunagi ostnud rahvaaktsia, Enefit Greeni rahvaaktsia, maksnud selle eest 2,90, lootnud, et see toob sulle siis palju dividendi, sellepärast et Enefit ja sellepärast, et ikkagi Eesti Energia osa ja kestab nii-öelda aegade lõpuni, nagu me kõik seda väga hästi teame, aga päriselt ei usu, aga tänaseks päevaks siis on 2 aastat olnud siis see Enefit Greeni aktsia rohepöörde sellisel lainel turul ja nüüd me saime sel nädalal teate, et Enefit Green korjab kokku, ostab tagasi need aktsiad, maksab selle eest 3,40, nii et inimesel on võimalik 50 senti per aktsia teenida sealt pealt 6 võrra siis ja That's it, see on üks umbes nii nagu kas see on umbes samamoodi nagu siis osteti tagasi raudtee ja müüdi ja osteti tagasi ja jälle müüdi. Kas see on põhimõtteliselt natsionaliseerimine? See on hanitamine. Selle hinna ikkagi määrab Eesti Energia ehk suuraktsionär, kes tegelikult siis on seadnud eesmärgi tuua see rohepöörde firma Enefit Green täielikult enda alluvusse. Jaa, aga ma just mõtlen seda, et kui see börsile minek oli, siis ju lugu oligi ju sellest, kuidas see on väga perspektiivne ja loomulikult peakski olema, et inimeste käes olev kapital kuidagi kasutusse võtta ja sisuliselt kasutusse võtta. Mis seal nüüd vigaseks läks või valesti läks, seda me ei tea. Aga vaadake see, mis Eestis toimub, ongi piltlikult öeldes, kui te olete äkki näinud või kogemata isegi kogenud seda, kuidas kusagil tänavanurgal või teab kus siis selline tegelane teid hanitada püüab, tal on siis mingi 3 plasttopsikut, mille all on siis üks selline kuulike ja peate ära aimama, et millise katte all kuulike on. Ma pole õnneks neid ammu kohanud. Ei, ma ei ole ka ammu kohanud, aga seda on nagu nii palju näha ja igasugustes videodes ja no kindlasti mingites riikides on. Eestis ka näiteks on olemas, et meil on ju selline lugu, et meil on nüüd tänaseks hetkeks energeetika ja keskkonnaminister, kelleks on Andres Sutt, siis on meil majandus- ja tööstusminister, kelleks on Erkki Keldo. Ja siis, pange tähele, Eesti Energia üldkoosolek on meil hoopis Jürgen Ligi, rahandusminister. Ja mitte keegi kurat, ütleme ausalt, piiks peaks siin käima, ei saa aru, millise selle plasttopsi all see parasjagu see punane kuulikene on, lollitatakse ja tulemuseks on tegelikult see, kus kapitali suhtes veider käitumine. Inimesed ikka said, mööda pükse ei saanud, eks ole, 50 senti aktsia pealt või palju iganes, et teeniti ja see on ka ainuke asi, aga laiemas plaanis tähendab see seda, et usaldus Eesti riikliku kapitalituru suhtes on nii oma kodanikel kui ka rahvusvahelistel investoritel tõenäoliselt langenud, sellepärast et nii lühikese ajaga börsilt ära minna, see peab olema mingi väga oluline põhjus. Ja öelda, et sinna minek oli nii, nagu Jürgen Ligi juba ütleb, et sinna minek oli viga ja äraminek on ka viga ja kõik ongi ainult vead, ehk et see silmamoonduste hulk, mida kapitalidega tehakse, on üle mõistuse rumal ja ma arvan, et riigi mainele ja kapitalituru mainele see üldse hästi ei mõju. Jaa, aga energeetikaplaanid ongi väga keerulised ja need on tõepoolest viimasel ajal muutunud ülipalju ja segadust on kohutavalt, et tundub, et meil ei ole sellist ühest plaani. Ma tõesti ei tea, kas Lätis ja Leedus on, ma toon lihtsalt mõned näited, eks ole. Maismaa tuuleparkide toetuskeem, riik on rääkinud 2,6 miljardist ja 240 miljonist ja nii edasi, võta nüüd kinni. Kava on ehitada Paidest Saaremaani kõrgepingeliin, mis oleks just mõeldud tuuleparkide tarbeks, mille rajamist ei ole lõplikult otsustatud. Põlevkivist elektri tootmise asumel on välja käidud, eks ole, plaan ehitada 100 miljoni euro eest Narva gaasijaam. Eesti elektrijaam ehitada ümber puitpelletitele ja nii edasi. Räägitakse ka Paldiski vesisalvestist endiselt ja tohutult palju segadust, Marek, on ju. On, aga see tähendabki seda, et vaatame inimeste... Aga vaata, palju maksab gaas Ameerika Ühendriikides keskmiselt.
ma ei tea. 3 korda vähem kui Eesti. Ja ei, ma täiesti usun seda, aga seal on üldse kõik teistmoodi. Aga kui me vaatame nii-öelda selle peale, et kes siis on need inimesed, kes teevad otsuseid energeetika valdkonnas, avaliku halduse asjatundjad ja veel mingisugused asjatundjad, ehk et me peame leppima sellega, et me oleme valinud suure hulga rumalaid inimesi otsustama enda oluliste asjade üle ja võib-olla me peaksime õnnelikud olema, et veel ei otsustata selle üle Riigikogus, millisel moel teha südame või mandli või pimesoole operatsioone. Sellepärast, et ega energeetika valdkond on ka väga peenvärk ja seal on asja aluseks arvutus, kaalutlus ja mis iganes. See puudub täielikult. On nõus ka sellega, et valdkond, mis on nagu välja mõeldud ühtäkki, milleks on Eestis nagu rohepööre, see koosneb nii suurest hulgast vastuolulistest, ebaloogilistest elementidest, et okse maitse tuleb reaalselt suhu. Olles loomult roheline, saades aru sellest, milline võiks olla ütleme, ökoloogilisema ja keskkonda säästvama majanduse olemus, haaran ma iga päev ja iga kord, kui tuleb juttu jälle suurepärasest rohepöördest, peast kinni ja mõtlen, millise kehaosaga need inimesed küll mõtlevad. Mulle tundub, et kogu Euroopa Liidus on see rohepööre taanduma hakanud. Ja üks asi on taanduma hakanud, aga see tähendab ka seda, et teatud aspektides me oleme välja viskamas ikkagi majandusliku kasvu võimalused, sellepärast ma olen veendunud, et ega ka Euroopa Liidus see otsustamine ei ole oluliselt arukam ja nii-öelda energiapööre, mis on rohepöörde aseaine Euroopa Liidus, on ka üsna hapralt üles ehitatud ja sisaldab nii palju loogilisi, füüsikalisi vastuolusid, et halb hakkab. Füüsikalisi vastuolusid. Euroopa Liit on otsustanud keerata kella ja homme me jälle keerame kella. Aeg-ajalt on Eestis räägitud sellest, et ärme keera kella. Ikka keerame kella. Ja seda põhjendatakse ka absoluutselt sellega, et see annab ka kokkuhoidu, muuhulgas energeetilist kokkuhoidu. Ei anna, ammu enam ei anna mingit kokkuhoidu. See oli, Marek, see oli põhjendus alati. Aga nüüd ongi nagu tänasel hetkel me oma selle kella keeramisega, mis on siis vööndi aega ja vööndi ajast keeramisega, me rikume tegelikult endi tervist, oma laste tervist ja see on ka üks näide sellest, kuidas lollus suudab lihtsalt edasi elada nagu mingisugune parasiit ja ses osas ega ma olen suga täiesti nõus, et energeetika vallas sündinud otsused ajavad sõna otseses mõttes appi karjuma, aga ei ole kellegi poole karjuda, sellepärast nagu vanapagana loos küsitakse, kes tegi, ise tegi, ise on valitud, see kindlates kätes riik ja pole midagi parata. Ja siin korraks sai mainitud seda Auvere katelde ümberehitamist, aga tõepoolest ega vist kõik ei teagi seda, et riik kavatseb 225 miljoni euro eest Auvere elektrijaama 3 katelt, mis on siis põlevkivil töötavad praegu ümber ehitada pelletite peale ja see tundub nagu natukene selline kummaline, sellel on päris palju kriitikuid ja Auvere esindaja ise siis väidab, et pelleti elektrijaama eesmärk on tasandada tulevikus hindasid aegadel, kui elektri hind püsib turul pikema perioodi jooksul kõrge, näiteks tulevaiksel perioodil ja nii edasi ja lisaks on siis plaanis veel Enefit Poweril 100 miljoni euro eest kiirelt startiv gaasijaam teha ja siis veel 240 miljonit riigi poolt tuuleparkidesse, 700 miljonit vesisalvestisse ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga, et kui kuskilt otsast paistab, et Eesti Energial ja Enefit Poweril ja kogu selle kontsernil on käed kogu aeg põhjas, näpud põhjas ja raha ei ole üldse ja nende aktsia on teatavasti siis juba rämps aktsiaks ümber hinnatud, siis nüüd tuleb välja, et seda raha on ikka väga palju, et seal on 200 miljonit selleks, et osta siis Enefit Greeni aktsiat tagasi ja siis on seal mitusada miljonit selleks, et ümber ehitada pelletite peale. Aga miks pelletit? Sellepärast, et puiduhakke on ka olemas, kas selle tõttu, et nüüd on nagu Raul Kirjanen, kes ainuke suur pelletitootja jätkuvalt Eestis või oma erinevate ettevõtetega, et kas siis nagu tema on otsustatud muuta siis Eesti taastuvenergia tarnijaks, kui ta mujalt on pidanud erinevate asjaolude tõttu, et teised riigid väga sellist puuelektrit heaks ei pea lahkuma. Ausalt öeldes raske öelda, nii mis nagu ajakirjanduse andmetel on, võib aru saada sellest, et need põlevkivi katleid ei saa ümber ehitada selleks, et seal puiduhakket põletada sellepärast, et seal on kõrge niiskuse sisaldus, pellet on juba kuiv, see on
tegelikult on see korralik selline palk, mis on ära jahvatud, uuesti kokku pressitud, see hind aina tõuseb ja siis saadetakse seal kuskil uuesti ahju ja igal juhul tähendab see seda, et kui ehitatakse ümber pelletite peale, siis see tähendab seda, et need, kes pelletit toodavad, saavad hakata järjest kõrgemat ja kõrgemat hinda küsima ja no vot, siis riigil ega siis jaamal ega Enefitil pole mitte mingisugust võimalust takistada, sellepärast et neid massiivseid pelletitootjaid on meil lihtsalt ja aga seda hinda me näeme mitte ainult oma üüriarvete peal, vaid seda hinda me näeme ka toidukaupluses ja kõik mujal, sest et energia hinnast sõltuvad absoluutselt kõik teised hinnad. No aga see ongi ju, ütleme, see sama asi, mis sa küsid, et kuidas või see küsimuse üles panid, et kuidas on võimalik, et kõik niisuguses kaoses on. No ütleme niimoodi, et kui mõtlemisvõime lõppeb ära umbes homse või järgmise nädala algusega, siis meil ei olegi mitte ühtegi pikka plaani ja selles osas ma olen täiesti nõus, et oludes, milles me täna oleme, asjaolu, et valitsus ei julgenud tagasi astuda ja uut kombinatsiooni tekitada, on ikka üks tõsine häda, sellepärast et enamus ju sellest valitsusest, kes meile selliseid kauneid otsuseid teeb, on jätkuvalt paigas oma arusaamadega või arusaamatust. Ei oleks Marek Strandberg ka mõni teine valitsus suutnud tänases olukorras pikka ja toimivat keskkonnaplaani lauale panna. Ja siinkohal väike kaos, vabandust, paus. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab. Kuku raadio otsestuudios Marek Strandberg ja Ainar Ruussaar ja algatuseks väike nali. Tallinna Tehnikaülikool ehk TalTech kuulutas välja rektori valimised ja seejärel otsustas avalikkusele teatada, et neil siis on rektor nüüd, et kes on rektori kandidaadid. Postimehe toimetusse tuli selline teade, et tulge palun homme kell 11 ja et kutsume teid siis vaatama, et kes on rektori kandidaat. See oli reedel siis kell 13. Ja reedel kell 13 ja kuna need jutud käisid juba tükk aega, et tegelikult Tehnikaülikoolil nagu on ainult üks kandidaat ja teist päris kandidaati nagu ei ole, et siis küsisin ülikooli inimese käest, kes peaks nagu üsna hästi teadma neid asju, et kuidas siis on, et on teil ikka nagu mitu päris kandidaati või on teil ainult üks ja vastus tuli mulle selline, et aga seda saate teada reedel kell 13 ja siis oli küsimus, aga kas Postimees oma reporteri saadab ja ma vastasin, aga seda saate teada reedel kell 13 ja tegelikult lõppkokkuvõtteks me saime siis teada ja me oma reporterit sinna ei saatnud, seepärast et minu meelest ei ole nagu viisakas selliseid mänge mängida, kui ikka kahte korralikku kandidaati ei ole, ärge tehke tsirkust, ärge kutsuda kokku inimesed, tulge nüüd kõik väljaanded, tulge kokku me, siis kell 13 suure saladuskatte all räägime teile seda, mida me kõik teame, et tegelikult on ainult üks kandidaat ja see on praegune rektor Tiit Land, kes on varem olnud 2 perioodi Tallinna Ülikooli rektor ja siis on nii-öelda, kuidas siis öelda, nagu lisakandidaat või kuidas siis öelda, varikandidaat Tarmo Soomere. Teine kandidaat on juriidiliselt korrektne. Ühesõnaga, et varikandidaat Tarmo Soomere, endine Teaduste Akadeemia president, kes seda enam ei ole ja kellele siis lihtsalt on räägitud auk pähe, et kuule, vana, tule, ole seal, tee mõmm ja räägi ja sul on habe ja kõik ja prillid ja kõik, sa oled ka usaldusväärne, ühesõnaga me saame aru, et sinust saab nagu rektor täpselt sama palju nagu Indrek Tarandist oleks saanud Eesti Vabariigi president, aga tule tee see tsirkus läbi. Tarmo Soomerel pakuti ka võimalust kandideerida Eesti Vabariigi presidendiks muide eelmisel korral. Ta oli üks neist inimestest, kes peaaegu pidi laua peale jõudnud. Ühesõnaga, selline piinlik lugu, et tegelikult sellist nalja ei maksa teha, aga imestust pakub tegelikult see, et mispärast nii suur ja võimas meile kogu pidevalt. Nii palju, kui ma olen suhelnud siis inseneeriaala siis inimestega, kelle arvamust ma lugu pean, nad räägivad, inseneridest on õudne puudus. Meil on olnud selline olukord, et millegipärast räägite siin juba viimased 10 aastat, et programmeerimine on see ala, et õppige kõik programmeerimist, see tagab teile tuleviku. Täna me teame, et
programmeerijate nii-öelda ettevõttesse sisenemisel makstav palk on oluliselt langenud selle tõttu, et AI teeb suurem osa sellest lihtsast programmeerimist juba ise ära ja ka tegelikult on meil puudu insenere, kes tegelevad asjadega ja kes vastutavad, et need asjad, mida nad projekteerivad, millega nad töötavad, et need tegelikult töötavad, ei varise kokku ja selles mõttes insener ei ole mitte mingisugune selline nagu portfelliga nagu tegelane, vaid ta vastutab päriselt nende asjade, konstruktsioonide, sildade, majade, kõige eest, millega ta tegeleb ja neid inimesi ei ole meil piisavalt välja õpetatud, ka mitte Tallinna Tehnikaülikoolis ja nendest on karjuv puudus. Tallinna Tehnikaülikoolis on muidugi esmakordselt vist see juhtum, kus rektoriks kandideerivad inimesed, kellel ei ole insenerlikku tausta, erinevaid inimesi on sinna valitud, aga kandidaatide hulgas seda ei ole ja ajast, kui Jaak Aaviksoo oli Tallinna Tehnikaülikooli üsna skandaalne rektor, on tekkinud olukord, kus päris inseneriteaduskondi on kokku tõmmatud ja sellist pehmemat valdkonda nagu majandus ja sotsiaalvaldkond, mida on ju odav õpetada, seal ei ole vaja laboreid, seadmeid ega midagi, see on lihtsalt selline nii-öelda lauatagune töö nii-öelda, on jäetud alles ehk et inseneri asjade esindajaid nõukogus ja selle pehmema värgi asjade esindajaid nõukogus on inseneride kahjuks 1-4 või umbes midagi sellist, ehk et see, mis Tallinna Tehnikaülikoolis laiemalt toimub, on ikkagi insenerihariduse mõõdukas lahjenemine, mida tõenäoliselt ka ettevõtjad üsna kurva pilguga pealt vaatavad. Jah, ja siis on kusagil laua taga inimesed, kes ütlevad, aga pole hullu, toome sisse. Ja selle peale ma hakkan kõva häälega naerma, et tuua vajalikul hulgal sisse väga tublisid spetsialiste, see nõuab natuke rohkemat kui lihtsalt palka, see on elukeskkonna muutus, see tähendab inimesele, kes vahetab oma asukohariigi ja kultuuri puhtalt sellepärast, et saaks tegeleda võimsalt IT või inseneritehnoloogiaga, hoopis midagi muud kui lihtsalt, et läheks prooviks. Ja see ei ole nii. Astume nüüd siis inseneri tasemelt sammuks allapoole, siis oskustöötaja tasandile, kuigi see oskustöötaja on ka selline kummaline asi, et aeg-ajalt kui vaadata, mida poliitikud ja riigimehed räägivad, kord on see oskustöötaja, on tipptasemel programmeerija ja kord on ta lihtsalt kord on ta keevitaja, et ütleme, see kahvel on hästi suur, aga siis point on selles, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tahab muuta välismaalaste seadust ja lisada sinna oskustööjõu erandi, mis võimaldaks tööjõupuudusega valdkondades tõsta elamislubade väljastamise arvu seniselt 0,1% elanikkonnast 0,2% ehk 1300 võõrtööliselt 2600 peale ja need töötajad saavad seaduse järgi kohe kaasa võtta ka pereliikmed. No ütleme niimoodi, et just nimelt sotsid olid siiani selle plaani vastu, öeldes, et see on julgeoleku oht, et see toob meile 10 aastaga sisse kuskil 130 000 inimest, kelle tausta me ei suuda kontrollida, aga kohe, kui sotsid olid valitsusest kadunud, asus majandusminister sellega ägedalt tegelema, ta on pikalt rääkinud, kuidas siis kõigepealt kontrollitakse nende inimeste tausta ja siis nad saadetakse kohe välja, kui neil on tööleping lõppenud. See on kõik sihukene nagu udu, et piinlik peaks olema seda rääkida, sellepärast me teame, et Eesti Vabariigil puudub sisuliselt võimekus mingisuguseid nagu a la Usbekistanist või Kirgiisiast tulnud metallkonstruktsioonide kokkukrutijaid või puidkonstruktsioonide kokkupanijaid nende tausta uurida, puudub võimekus neid taga ajada, puudub võimekus neid kontrollida seal, kus nad töötavad, kõige vähem puudub võimekus neid ka välja saata, nii et see kõik, mida see majandusminister räägib, see on täielik jama ja seda on kinnitanud nii praegused kui endised kaitsepolitsei tippjuhid, kes ütlevad, me ei suuda ei 6000 ega 130 000 võõrtöölist kontrollida, sest nende asukohariigid Usbekistani, Kirgiisia ei tee meiega koostööd, me ei suuda neid taga ajada ja sellest hoolimata majandusminister ajab seda. Üks võimekus, Priit, on neid mitte riiki lubada. See on õige, jah, see on õige. No ja nüüd me oleme jälle samas, kus eelmise energeetika jutugagi ehk et nii-öelda
ma saan aru, et inimesed esmakordselt elus tegelevad väga suurte asjade planeerimisega ja me näemegi ühte sellist nii-öelda valitsuse näol sellist õpetamis- ja õppimiskõverat, siksaki ja tõusu ja langusi, sama lugu on ju ka meil just see on paika pandud uute ministritega, kellel ju ka kogemust vähe ja eks nad siis hakkasidki väga bravuurselt peale, näiteks sotsiaalminister kohe oma esimesteski esinemistes ütles, et loomulikult, et pikad arstijärjekorrad selleks, et Tervisekassa raha kokku hoida on igati okei ja pealegi peaks hakkama haiglates kokku tõmbama ka erinevaid osakondi, ma arvan, et ta oli võib-olla mõned tunnid ametis olnud oma nimetamise järgselt ja ega me ju ei tea ka, mida need teised siis oma sellisel erialal tegema hakkavad, kui palju nad katsetavad sellisel Donald Trumpi poolt sisse juhitud moel, et erinevate eksekutiivorderitega või ukaasidega siis üht või teist valdkonda juhtida. Jah, visiiditasu küll 1. aprillist juba tõuseb ja päris märkimisväärselt, ma ei tea, kui palju nüüd see tervishoiu rahastamist tegelikult aitab, aga kõik uued ministrid on muide õppinud ja lõpetanud Tartu Ülikooli. Jah, nagu väga paljud inimesed Eestis ja teised jälle Tallinna Tehnikaülikooli, et mis teha ja mõned isegi Maaülikooli ja mõned isegi Tallinna Ülikooli, nii et meil mõned isegi Kunstiakadeemia. Jaa, täpselt, just. Ja mõned isegi Muusikaakadeemia, mõned ka Maaülikooli. Ja see ongi jah. Nii, ja täname teid kuulamast, et meil oli lõbus, loodame, et teil oli ka. Nautige kaunist ja päikselist nädalavahetust ja kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.